Tervist kulinaaria huvilised! Täna on siis see kaunis päev, kus hakkame tegema hoidiseid. Ja hoidiseid me teeme retortkottides. Mis asi on retortkott? Minule üllatuseks ei tea seda isegi Eesti pakendifirmad. Venemaal kasutatakse massiliselt, seal ka toodetakse. Eelmisel, õigemini üle-eelmisel aastal läksin ma sellepärast suisa toidumessile pakendikeskuse Letti ja ütlesin, tooge retortkotte maale. Seal nad vaatasid mulle suurte silmadega otsa, mis asi see on. Ma näitasin neile linki telefonist, et selline asi. Siis nemad seal, kui palju te soovite, me võime teile otsida, kus neid saab. Ma ütlesin, teate, ma võin teile neid otsida. Ma olen juba neid otsinud küll ja küll. Aga tooge maale, sest kogused peavad olema suured. Kui te tegelete pakendite müügiga, siis olge nii kenad ja tooge. No ei jõudnud kusagile sellega. Võtsin veel ühendust paari pakendifirmaga ja esimene küsimus tuli sealt, mis asi on retortkott. Jälle saatsin lingi ja ühega seal tuli arutelu, see on keedukott ja pakuti nagu tavalist vaakumkotti läbipaistvat, mis kannatab siis autoklaavi kuumust. Ja olen otsinud, suhtlesin hiinlastega, suhtlesin poolakatega, seal tehakse päris mitme tootjaga, hulgimüüjaga, kogused alates, no ma ei tea, võtad 100 000, siis saad normaalse hinnaga, 10 000 läheb juba, mitte nii väga normaalne. Nii et ei ole see asi lihtne. Aga mina need kotid sain. Ma ei hakka teile oma saladust ütlema, kust mina sain. Aga on võimalik neid soetada üks Leedu firma Metnetus. Nii nagu kuulete, metnetus.lt. Nende kodulehel on need müügis. Mina soetasin sealt omale uue tigeda autoklaavi ja võite sealt siis tellida. Aga ma ütlen, seal on nad 50 senti tükk. Mina sain odavamalt. Niisiis, retortkott. Ütlevad mõned mulle ka, et AliExpressis on. Ja vaatate, on sarnased kotid. Aga retortkott peab olema kuumakindel, autoklaavikindel, ta peab olema 4-kihiline. Siin on mingid spetskihid ja kui ostate pildi järgi sellise koti, kus ei ole 4 kihti, mis ei ole autoklaavikindel, siis ta lihtsalt läheb teil autoklaavis lõhki. Mina olen teinud, mul ei ole mitte üks kott lõhki läinud, näete, siin mul on. Kannatab väga kirjutada siia peale veekindla markeriga, mitte midagi ei juhtu. V470. See tähendab, et siin on veiseliha 470 grammi. B+V. Ma tegin ka kanapugusid ja muisti natuke järgi, päris täit kotti ei saanud veiseliha järgi, siia ma panin pugud ja veiselihad kokku, üks liha kõik. ÜPT, ühepajatoit. Ühepajatoitu ma olen teinud mitu korda. Võtad selle paki tööle kaasa, rebid siit lahti, valad taldrikusse, soojendad, viskad paki minema. Ma olen ka purkides teinud, purgiga kaasa võtnud, aga siis purgipesed puhtaks, purgid on tagasi, sest ma tahan seda taaskasutada, mis ma tast ära viskan. Ja tütar tahtis lapsele, et tee ühepajatoitu ära, väga seal maitseaineid liiga pane, sellist vähem maitsetut lapsele sisse sööta ja tegin autoklaavi täie ja laps sööb isuga. Ja mis mul siin on? B450 kanapugu. Kanapugud muidu on selline üks sitke asi. Keedad, pehmeks ei saa. No siin liharežiimil läheb nii pehmeks ideaalseks. Ma proovisin pugusid teha kahte moodi. Teine variant oli veel tomatilisandiga. See meeldis mulle veel eriti, nii et võib-olla kunagi teeme. Vot selline sissejuhatav loeng.
retortkottidest. Täna teen ma asja, mida ma ei ole teinud, aga ma olen vaadanud, venelased teevad, nendel on see hästi popp. See on herne, ma ei teagi, kuidas seda siis öelda, hernepuder, suitsulihaga, herned lihaga, et ma ei teagi, kuidas seda nüüd nimetada, hernekört, hernepuder, ta ei kõla nagu ahvatlevalt, tahaks mingi hea nime mõelda, hernet suitsulihaga, ka värske lihaga, et ma teen kahte moodi, teen suitsulihaga, teen värske lihaga ja vaatame seda asja. Aga hakkame pihta. Kõigepealt soolen ära liha. Mul on siin umbes kilo ja 10 grammi kilole, nagu konservilegi. Segan selle ära ja las ta siin natukene maitsestub. Ma tegin lihakonserve ja autoklaavi täiesti jäi mul üks köks liha üle. Kasutan selle ka ära. Herned. Ma ei tea, kas peab läbi pesema või pea, mina pesin nad läbi. Ja kõigepealt passeerin, praen kergelt läbi sibula, selleri ja porgandi. Ja pärast selle passeeritud segu paneme ka hernestele ja lihale lisaks. Aga kõigepealt ma praen need läbi. Köögiviljad on praetud. Miks seda tuleb teha? Pidi paremini maitse välja andma. Võib ka niisama otse panna purki või kotti, aga pidavat andma paremini maitset. Kottidest veel, tuleme tagasi. Sel aastal, nüüd on juba aasta möödunud, ehk siis eelmise aasta lõpus, võtsin ma uuesti pakendikeskusega ühendust, et kas ehk nüüd olete hakanud tegelema või plaanite retortkotte tuua maale. Ja läks aega, mis läks, vaata et oma kuu aega. Ja siis vastas mulle üks müügijuht, kes teadis nendest kottidest küll, nende olemasolust. Muu personal lähete poodi, ei tea mitte midagi. Aga see, kes tegeleb suurklientidega, ütles, et jaa, me toome neid maale, aga me tellime koos trükiga suurtootjatele. Siis ongi sellised suurtootjad, kes pakendavad nendesse, lasevad kohe kirjad peale ja nii, et ja nad ei julgegi tuua ilma kirjadeta kotte, et äkki ei lähe, äkki jääb kätte. Vot ei tea. Igal juhul jama on selle asjaga. Aga nüüd suitsuliha. Mina ostan liha viimasel ajal. Mul ei ole kahju reklaami teha sellele ettevõttele, ma ei ole tasuta sealt saanud, aga mul ei ole kahju reklaami teha. Mulgi lihakarn toob värske eestimaise liha koju kätte iga nädal, mingit probleemi ei ole ja seepärast ma teen reklaami, et nendel läheks veel paremini, et nad ikka edaspidi veel mulle tooks. Ja vaatasin, nende sortimendis oli krõmpskont ja lasin ka krõmpskonti tuua. Ja ma mõtlesin selle hernemögina peale, et siis ma tahaks seal
seda kasutada, sest krõmpsu näridan muidu niisama ka ja noh, suitsutatult, aga kui ta veel autoklaavis pehmeks läheb, siis peaks eriti hea olema. Noh, muidugi on ka sellist mitte nii väga krõmpsu, aga vaatame, mis ta on. Et ma lõikan ta tükkideks, mis siis panna sinna kotti, no näete, krõmps on siin sees ilusasti ja väga mõnus, väga hea. Loomulikult ma seda kõike siin ära ei kasuta, aga no tükeldan nad väiksemaks, et siis oleks mugavam süüa. Ja teine asi, mis ma samal ajal ahju pistsin. Mis te arvate? Mis ilusus see on? See on poest ostetud Nõo soolapekk. Vahetevahel ta ei ole nii pekkine, on selline läbi kasvanud. Ja ostsin paar tükki seda soolapekki, ühe sõin juba ära. Kuna ta on pekine, ta on niisugune mõnus, pehme, mahlane, no näete. Ja ma panen, oota kohe maitseme veel, mul suu valgub vett täis. Väga hea. Neile mul ei ole ka kahju reklaami teha. Ma suhtlesin nendega algul paar aastat tagasi, siis nende see pekk oli väga ebastabiilne. Kord oli mage, kord tuli soolane, mis värk on, ja kirjutasin, et kuulge, kas ei saaks kuidagi see soolaraputaja seal stabiilseks seda asja. Ja no ja püüame parandada ja nüüd võib öelda iga kord, et soolasus on täpselt paras. Ja selles toidus, mille nime ma ei suuda välja mõelda, ma ei tahaks kasutada sõna hernepuder, aga vaatame, võib-olla siiski on. Võiks olla ka natukene rasvasemat liha, siis ma panen seda ka siia. Aga ma siis tükeldasin vahepeal need lihad ära ja siis jätkame. Tükeldasin natuke, mul pole aimu ka palju läheb. Valmistan ette mõned kotid, ehk siis kui vaja tükeldan juurde. Nii, nagu ma ütlesin, veekindla markeriga kirjutada peale, sest ega see ei paista läbi, muidu pärast ei tea, mis seal on. Niimoodi kirjutame siia hernes, paneme pluss SL suitsuliha ja siia ma panen hernes pluss veel värske liha. Nii, märgistame kotid ära. Järgmisena, need on põhjaga kotid. Kotte on ka ilma põhjata, aga need on põhjaga, ehk siis nagu ka pakendikeskuses on muust materjalist kotid, on kirjutatud püstiseisvad kotid. No ma kasutan sellist puust pannilabidat, ajan sisse ja keeran ta niimoodi põigiti, et mitte kätt sisse ajada või mitte puhuda teda niimoodi punni, et asi oleks hügieeniliselt puhtam. No nii, kott seisab püsti. Öeldakse, et ühi kott püsti ei seisa. Seisab küll.
ja hakkamegi kotte täitma. Ma panen igasse kotti paar pipratera. Kõik läheb üle kaalu. Kasutan lehtrit. On esiteks mugav. Teiseks, need keevituse kohad jäävad niimoodi puhtad. Nii, kaal käima. Ja spikri järgi paneme siis praetud, blanšeeritud juurikaid 25 grammi. Vaatame, mis ta siit tuleb. 22. No, mõni gramm siia sinna. 31. Nii, taaranolli. Järgmisena panen suitsuliha. Ma olen vaadanud neid erinevaid retsepte ja enamus on sellised, et kui nad võtavad pärast välja, see on niisugune tihke kämakas nagu hernesupi põhi. Ma tahaks natukene pehmemat konsistentsi, seepärast ma vähendasin herne kogust ja suurendasin liha kogust. Ja hakkame pihta. Panen kõigepealt ilma kondita liha, 150 grammi läheb kokku 20. Väga hea. Ja paneme siit krõmpskondiga liha ka. Suitsuliha. Suitsulihal on soolasus, oleneb kuidas teha, aga ütleme, tal on see oma soolasus, mis autoklaavi jaoks on natuke palju. Seepärast ma ei lisa siia kotti täiendavat soola. Värske liha puhul panen veel paar grammi soola ka, aga praegu ei pane. Kui maitseme, siis saame teada. Väga hea, mõnus lihane tuleb. Nii, 151. Ja nüüd siis herned. Herneid paneme 75 grammi. Kuiv hernes, ei mingit leotamist. Pärast lisame vett, küll ta siin paisub. $75. Ja ongi lisada vesi. $150 grammi. Kaalu järgi. Üks kott tehtud. Ja nii täidan kõik kotid. Ja lähebki viimane kotitäis. No ma ei tea, vaatan, seda liha jääb veel vist ühe portsu jagu järgi. Äkki teen ühe veel. Suitsuliha panin ära. Nüüd lõpetan värskega ja tahtsin näidata, et ma lisan siia ka soola. Ma küll liha soolasin. Selle tegemise juures ma mitu korda unustasin herneid panna või midagi. Vaatan kuidagi vähe, kaalun, midagi jäi nüüd siit ära. Siis vaatan, midagi on, nagu kaal on väiksem, herned jäid vahele. Herned on nagu peateema ja unusta ära.
no peateema on tegelikult retortkott täna. Herneid on vähe järgi, jääbki viimane kott. Nii, valan veel vee peale, et vesi siis läheb samuti kaalu järgi, 150 grammi. Kui mõni ütleb, et oi, oleks võinud puljongit panna, võib-olla tõesti. Ma ise mõtlesin ka kogu aeg selle peale. Läks 157, pidi 150 minema, räägi veel. Las ta olla. Aga katsetame, see on esimene kord. Kindlasti on puljongiga hea. Siis on jälle selle soolaga mängimist. Nii, soola juurde tulles. Siin on meil liha ka ja nüüd lisan igasse 2 grammi soola. Kaalun selle grammi kaaluga. Ma nii spets ei ole, et täpselt lusika järgi panen, aga ma proovin näiteks. Palju see on? 2,3. Võtan natukene ära, aga ma olin enam-vähem õigel teel. Ehk siis lusika otsaga. Juhtus selline huvitav lugu, et alles siis, kui soola panin, kuulsin, et läks krõbinal põhja, sain aru, et mul on üks tühi kott, tühja kah. Ma panen selle ka täis. Võtan kapist herneid juurde ja mis siin ikka. Ostsin eile herneid juurde, mingi ökotoode. Tahtsin lihtsalt rohelisi terveid herneid. Kuigi ma vaatan, venelased teevad seda herneputru ja mõni ütleb, et tingimata roheline terve hernes, teine ütleb, et kollane ja purustatud hernes. Mis need poolikud on? Ma arvan, et suurt vahet ei ole. Nii, pakendatud. Tegelikult ei ole. Nüüd alles läheb keevitamiseks. Kohe panen asjad valmis. Nüüd on meil vaja need kotid kinni keevitada. Selleks on vaja keevitusmasinat. Ja mitte niisama masinat, vaid selle õmblus, mis ta siin teeb. Ehk siis see traat. See ei ole ka traat, see on plaat. On 8 millimeetrit. Olen näinud netis pidevalt küsivad, aga kas tavalise vaakumpakendaja keevitamisest ei piisa? Ei pidavat piisama, et autoklaavis ei pea vastu. Sellepärast peab see olema 8 millimeetrine, et siis kannatab. Mina ei ole testinud igaks juhuks selle vaakumpakendaja keevitusega. Tellisin selle viguri AliExpressist, kus juures isegi sealt tellides ei ole ta odav. Muidugi suurest ahnusest tellisin suure 40 sentimeetrise. Mul oli see mõte ka, et kui vaakum koti rullist, vahest kui rulli kasutan, et lõikan parajad, siis ma siin ta keevitan kohe kinni. Ja pärast siis seal vaakumeerin ja keevitab seal selle teise otsa, et mitte kulutada seda. Ta keevitab seal vaakumpakendajas päris kaua, aga siin läheb ruttu. Varsti ma näitan, kui ruttu. Kui te selle tellite omale, ei pea nii pikka tellima. Võib-olla ma tegin valesti, aga saame hakkama. Ma olen sellega näinud üksjagu näguripäevi. Nimelt see osa siin, näete, siin on praegu ka sellised mustad täpid. Eile ma panin jälle siia uue, kui tellite, siis tellige kohe varu osasid, neid ribasid. Ja mis tulevad, ma ei ole leidnud sellist paksemat. Need on sellised õhemad. Ja eile vaatasin, siia tulid mingid mustad täpid. All on ka, traadi all on ka selline
ja ta oli sealt nagu läbi põletanud, ma ei tea, kas ta siis läks siia korpusesse või see kuidagi läks mustaks, need mustad täpid tulid siia üles. Ma lükkasin ühe sellise siis traadi alla, teise siia peale ja noh, vaatame, kaua ta mul kestab. Mul on ka see varu, no mitte traat, aga see riba, pleki riba, mis siin kuumeneb, üks on olemas, aga ma pean neid juurde tellima ja otsima, kust saab sellisest materjalist neid ribasid, paksemad soovitavalt, siis ta peab vastu. Ja veel, kohe alguses juhtus mul just nagu panin liiga täis, tegin seda ühe paja toitu, noh nagu ma siin tänagi tegin, vot niimoodi. Aga siis oli ta rohkem täis ja ta pritsis natukene välja ja mõned tilgad tulid siia peale. Ja noh, nii jäi ja pärast keevitan ja ta kõrvetas sinna augu sisse. Et hästi ettevaatlikult tuleb olla. Seepärast on see keevitamine päris hoolega tuleb jälgida, kuidas keevitada. Nii, aga nüüd ma siis näitan. Ma mõtlesin algul või vahepeal, et ma teen mingi sellise postamendi, kus ta on niimoodi püsti. Lükkan koti siia ja keevitan kinni. Aga laiskus on nii suur, ei ole viitsinud, ei ole jõudnud, mitte üksi laiskus. Aega ei ole, kogu aeg sahmin. Näete, kapi pealne on köögiviljasalat ubadega täis, muud kui rahvas nõuab, iga õhtu mingi pott on tulel. Nii et ei ole olnud aega ja teiseks on siiski lihtsam moodus, et siis ma panen ta siia kapi servale, et see kott ripub siit alla. Kohe vaatame seda asja. Nii, aparaat tööle. Mul on ta siin timmitud enam-vähem hea kuumuse peale. Eile veel katsetasin, kui ma neid siia panin, võtsin ühe koti ja keevitasin seda niimoodi järjest täis, et leida see õige kuumus. Nii, nüüd võiks natukene õhu välja saada, enam-vähem. Ja näete, ta on selline jonnakas. Seepärast oleks hea natukene teda niimoodi ette valmistada, murda. Näete, siis ta, mul ei läinud ta nüüd sirgelt teen uuesti. Siis ta hoiab nagu paremini. Ja nüüd, siin on sälgud, kui näete. Need on need rebimise sälgud, pärast rebid lihtsalt ära. Seepärast me keevitame ülevalt poolt neid sälkusid. Niimoodi. Ja läheb. Plõks käis. Ja ongi valmis. Ongi kott kinni. Mina teen igaks juhuks lihtsalt, et oleks kindlam. Lasen teiselt poolt ühe õmbluse veel. Ega ta leiba ei küsi ja aega ei võta, nagu nägite. Valmis. Kott on kinni. Nüüd, võiks muidugi teha niimoodi, et need ingrediendid, mis siin sees on, natukene segamini lasta. Ja niimoodi jätkame teiste kottidega samuti. Keevitame nad kinni. Ei pea keerama teistpidi ja keevitama, aga mina teen igaks juhuks. See on minu kiiks.
ja niimoodi keevitan nad kõik kinni. Ja siis jätkame. Kotid kinni keevitatud, hakkame autoklaavima. Minul on autoklaav, millel on kassettsüsteem. Üks alumine on ka veel selline, nagu 3 rida saab purke panna, üks on veel eraldi. Ma eile ostsin pikemad vardad. Siin olid sellised lühikesed, 1 purgi jagu ongi nii, et paned 1 ja siis paned 2 peale. Need istuvad siia sisse. Ja ostsin sellised pikemad vardad, kui ma tahan, panen korruse vahele ja lõpuks selle sangaga kaane peale. Mõte on siis selles, et kotid ei tõuseks pinda, neil on ju õhk sees siiski. Et mis sa sealt välja said, aga ikka õhk on ja nad võivad tõusta pinda. Kui teil ei ole sellist autoklaavi kassettidega, siis tuleks mingisugune raskus peale panna, et nad ei tõuseks üles. Mul on see autoklaav päris uus, suhteliselt uus ikkagi, võib-olla 6 aega vana. Ja ma ei ole veel nendes kottides sellega teinud. Mul on 7 ja 7, jah, ma saan panna 2 korrust väga lahedalt, aga olen ka teinud vana autoklaaviga, kui ikka kotte on rohkem ja kuidagi ei mahu, paned siis niimoodi, topid siia vahele. Et üldiselt ma siin praegu lihtsalt näitan, et seda on mugavam teha autoklaavis, et kui seal asjad on juba, kassett on sees, siis paned nad sinna, see vahekorrus vahele. Ma saan võib-olla isegi, las ta vajutab, see ei tee mitte midagi. Vesi läheb kõik siia vahele ja just nimelt veega. Minu autoklaavil on aurufunktsioon ja veefunktsioon ja on programmid erinevad ja just nimelt on õpetuses kirjas, et retortkottidega tuleks teha ainult veega, mitte auruga. Vot sedamoodi, aga näete, mul selle 2 korrusega need 14 kotti majandan siin päris hästi ära, aga ma viin sinna ja kruvin seal kõik kokku. Aga vaatame juba autoklaavi juures. Kotid on jõudnud õnnelikult autoklaavi. Lasen autoklaavi vett täis. Ükskõik kui palju siin seda materjali on, neid kotte, autoklaav tuleb vett täis lasta. Näha, et kotid liikusid, tahtsid tõusta ülespoole, aga ju siis see kasseti raskus, näete, üritab tõsta. Eks ma vaatan, kas ma pean veel lisaraskuse peale panema või piisab. Eks need varda otsad lähevad ka vastu lage. Kohe saame näha, kas ta tõstab, vist ei tõsta. Natuke veel ja aitab ka. Nii, Vene autoklaavil on venekeelne menüü, valmis programmid, retort, liha, näete, tund aega 120. Aga ma siiski ei tee niimoodi. Siin on võimalus ka oma programme sisestada ja minul on siin vee. Navade on siga ja kana ja ma teen nagu sealiha siin 115 kraadiga tund aega. Läks. Vaikselt mühiseb.
Hetkel on 37 kraadi ja soojeneb. Selline tubli autoklaav teeb kõik ära. Ja ongi saabunud uus päev. Uus päev on saabunud meeldiva üllatusega. Peale 2 kuud pakast on sula 3 kraadi sooja. Kell on hommikul 8:30 ja õues on 3 kraadi sooja. Jõudsime ära oodata. Aga ka minu hernepudrud on valmis autoklaavis. Autoklaab oli jahtunud 40 kraadini, nii ka soovitatakse, et enne seda mitte avada, et koti surve seest ja väljast tulev surve oleks ühtlustunud, sest kui teha varem lahti, nii nagu ka purkidega, võib lüüa lõhki. Aga kui see ilusasti ära oodata, siis ei juhtu midagi. Ja nagu näete, mul ei ole lõhkenud mitte üks kott. Kõik on ilus, praegu on ta veel soe. Termomeeter autoklaavis näitas 40 kraadi, ma lasin vee välja. Üleval oli soojem, tuleb niimoodi välja, sest vesi voolas alt kraanist välja ja temperatuur tõusis 46 kraadini. Ma juba hakkasin muretsema, et äkki tegin liiga vara lahti, aga põhiline on see, et surve on maas. Nii, mis on siis veel retortkoti eelis? On see, et ta ei lähe katki, nagu klaaspurk võib minna. Teda on kergem kaasa võtta näiteks matkale. Ma ei ole proovinud, aga kuuldavasti pidi ka niimoodi olema, et paned ta seal lõkkel katlasse koos selle kotiga, pärast võtad välja ja rebid siit ära ja sööd otse kotist, nagu sõduritoit. Ebamugav on muidugi niimoodi neid ladustada. Konserve paned teineteise peale, purke annab ka panna, aga kui sa tahad niimoodi ladustada, siis ta võtab palju ruumi. Aga sama hästi võib neid lapata niimoodi kusagile karpi, kasti ja ei ole häda midagi. Aga ma arvan, et maitseme ära, vaatame, mis ta on. Et proovime siis kõigepealt kumba. Proovime suitsulihaga kõigepealt. Ta on hetkel soe, aga ma tunnen, konsistents on pehme. Ma ei tahtnud, et ta muutuks selliseks pudru või kõvaks känkaraks. Nagu ma rääkisin, teete purgisuppi lahti, ta on seal tihkelt. Aga purgisupp ongi niimoodi mõeldud, et lisad vett ja natuke soola ja nii, nägite. Milline meeldiv aroom tuli. Ma näen siit, et herned kõik on terved. Pudruks ta ei keenud. Kaugel sellest. Loksutades väga ära ka ei segunenud. Mis ta siis meil on? Herned suitsulihaga. Lõhn on lihtsalt suurepärane. Võib öelda, et selline paksem hernesupp. Liha lausa sulab suus. Kusjuures osad herned on kõvapoolsed. Äkki peakski kasutama neid poolitatud herneid. Mõni seal vahel, jah. Mis puutub soolasusse, see oli õige, et suitsuliha annab ise nii palju soola, et ei ole vaja siia lisada. Ja ma tunnen, et isegi on natukene soolane minu jaoks. Mõni teine võib-olla raputaks juurde. Kuulge, aga väga mõnus on. Paras
tööle kaasa võtta. Ta on paksem kui hernesupp, ta on liharikkam ja väga maitsev. Proovime siis teise ka ära, mille ma tegin värske lihaga. Siin on tunda kohe sellist lihakonservi lõhna. Vaatame, mis see on. Näete, see on kuidagi, võrreldes eelmisega, on see kuidagi nagu pudrum. Siin on vett rohkem. Kas siis, ma ei tea, on see sõltus lihast või sellest, et ma panin tirtsu rohkem kogemata. Hernes on palju pehmem. No ongi kohe selline pudrusem. Hakkasin praegu mõtlema, huvitav, kas sellest sõltub, kas ta on autoklaavi all või üleval. No ei tea, tund aega peaks ikka igal pool olema ühesugune liha. Samuti väga hea. Ja ma tunnen jälle hästi väike soolasus, et kas see 2 grammi lisamine õigustas ennast. Ma ju soolasin liha. Võib-olla ei peakski lisama. Alati saab siia soolavipart kõike panna. Panin 2 pipratera sinna kotti, et annaks seda maitset. Loorberit ei pannud. Vist ei ole hea, aga muidu on täitsa tummine talupoja eine. Jah, natuke mind isegi häirib see väike soolasus. See 2 grammi, mis ma siia lisasin, ei oleks pidanud lisama. Aga kasutada seda kõike supi põhjana potti, natukene vett veel juurde ja see soolasus kaob. Meeldib mulle selline pudrusem hernes rohkem. Vahelduseks teist veel. Kont sattus suhu. Närisin läbi nagu, mida ma ütlen, nagu see kont oleks mingist vahust tehtud. Nii läbinäritav. Mis ma ütlen? Suitsulihaga on parem. Ja võiks tõesti teha nende poolikute hernestega, et ta käiks rohkem pudruks. Jah, värskega ka väga hea. Aga suitsulihaga on parem, nagu ikka. Herned ja suitsuliha käivad hästi kokku. Päris pikk video tuli seekord, sellepärast, et oli sissejuhatav osa retort pakkidega tegemisse. Edaspidi võime veel retort pakkides midagi konserveerida, siis algtõed on juba teada. Aga soovin teile kena kevadet. Loomulikult, kui teile mu video meeldis, pange like, kirjutage kommentaare, mis te sellest asjast arvate ja kena kevadet kõigile.